taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas töötavad indikaatorid. Koolis keemiatunnis olete te harjunud kasutama indikaatoreid, et tuvastada erinevaid aineid. Kuid nüüd on teie laudadel 5 levinud indikaatori pudelid, mille sildid on ära kulunud. Teie ülesanne on teha kindlaks, millises pudelis on milline indikaator. Võistlejatel on indikaatorite tuvastamiseks 10 erineva indikaatori värvimuutusi kirjeldav tabel. Lisaks on võistlejatel kasutada kodus tuttavaid happeid ja aluseid, nagu happukurgid, sooda ja sidrun. Indikaatorid on ained, mis muudavad enda omadusi vastavalt ümbritsevale keskkonnale. Antud juhul räägime me indikaatoritest, mis indikeerivad pH-d ehk näitavad, kui happeline või aluseline lahus on. Erinevatele indikaatoritele vastavad erinevad värvimuutused. Näiteks universaalindikaator on väga happelises keskkonnas punane, pisut happelises keskkonnas kollakas, neutraalses roheline ning aluselise poole peal läheb siniseks ja lillaks. Osad indikaatorid on aga mõnes keskkonnas täiesti värvitud ning muudavad värvi vaid konkreetses pH vahemikus. Kuidas siis tuvastada tundmatut indikaatorit? Selle jaoks tuleb tekitada mitu mõõtepunkti. Koduste vahenditega saame suhteliselt kerge vaevaga võtta 1 mõõtepunkti siia happelisse piirkonda, 1 aluselisesse ning 3 neutraalsesse keskkonda. Seega segame endale valmis lahused vastavalt happelise, aluselise ja neutraalse. Neutraalse keskkonna tekitame destilleeritud veega. Aluselise keskkonna tekitamiseks segame sellesse samasse destilleeritud vette pisut söögisoodat ning happeliseks lisame natuke äädikat. Võistlejatel küll konkreetselt äädikat laual ei olnud, kuid neil olid selle aseaineks sidrun või siis väga äädikased hapukurgid. Siia keskmisesse ritta valan neutraalset lahust. Selleks, et igas anumas oleks sarnased lahused, siis segan kõigepealt 1 klaasi valmis sobiva soodalahuse ning siis jagan selle kõikide testanumate vahel laiali. Sooda valan tagumistesse klaasidesse ja happelise lahuse ehk äädika valan siia esimesse ritta. Kuna mul on tarvis tuvastada 5 indikaatorit, siis valasin kokku endale 15 testlahust. Nii aluselist, neutraalset kui ka happelist tegin kõiki 5 tükki. Esialgu on kõik need klaasid täis värvitud läbipaistvat vedelikku, kuid vaatame, mismoodi hakkavad värvid muutuma, kui lisame siia indikaatoreid. Enne katsetama asumist on kõige tähtsam märkida ära, mis anumas on mis lahus ning mis indikaator sinna läheb. Kui tulemused sassi lähevad, ei ole neist enam sugugi kasu. Nii et enne kui üldse hakkad midagi omavahel kokku valama, siis kirjuta julgelt selle klaasist anuma peale, millega tegu on. Happelist keskkonda näitab meile pH, mis on väiksem kui 7. Neutraalset pH, mis ongi võrdne 7 ning aluselist pH, mis on suurem kui 7. Need klaasid on mul samamoodi pandud loogilisse numbrilisse järjekorda. Siin on tegu happelise keskkonnaga, siin neutraalsega ning siin aluselisega. Nii et peaksime nägema siit ilusti kasvavat pH jada. Alustame kõigepealt indikaatoriga, mis on markeeritud A-tähega ning jätkame kõigi ülejäänutega. Indikaatori doseerimisel ei tasu üle pingutada. Juba mõnest tilgast indikaatorist piisab, et näha, mis värvi lahus värvub. Kui indikaatorit juurde lisada, siis aluse pH sellest muutuma ei hakka. Nii et ei maksa loota, et kui lisan rohkem indikaatorit, siis muudab ka lahus värvi. Värv võib küll minna mõnevõrra tumedamaks, kuid toon jääb alati samaks. Nii et pigem ära indikaatorit niisama raiska. Nüüd oleme kokku seganud kõik värvilised lahused ning saame hakata vaatama, mis värvidele vastab mis indikaator. Selleks, et indikaatorite värv paremini välja paistaks, panen keeduklaaside taustale valge paberi. Näeme, et indikaator A värvub madala pH-ga lahuses ehk happelises lahuses punakas roosakaks, neutraalses rohekaks ning aluselises siniseks. Nüüd peamegi vaatama siit graafikult, missugune indikaator sellele vastab. Esimene on universaalindikaator. Näeme, et happelises keskkonnas võib ta tõesti olla punakas või roosakas sõltuvalt pH-st, neutraalses roheline ning aluselises sinakas.
Kui veel nüüd kiiresti kõik teised indikaatorid läbi vaatame, siis näeme, et ühtegi teist indikaatorit, mis samamoodi värvi muudaks, meil ei ole. Nii et indikaator A näol on tegemist universaalindikaatoriga. Vaatame nüüd indikaatorit B. Näeme, et indikaator B on happelises keskkonnas punakas, neutraalses roosakas ning aluselises lillakas. Tabeli järgi näeme, et ainuke indikaator nendest 10, mis võiks vastata sellele värvimuutusele, on lakmus. Indikaator C on nii aluselises kui neutraalses keskkonnas kollane ning happelises keskkonnas punane. Meil on siin indikaator metüüloranž, mis on kollakosoranž enamuse pH puhul ning ainult happelises keskkonnas muutub punaseks. Seega on indikaator C metüüloranž. Indikaator D värvub roosakaks aluselises keskkonnas. Ülejäänud keskkondades on ta värvitu. Kui vaatame tabelit, siis meil on siin 2 indikaatorit, mis on värvitud enamike pH väärtuste juures. Üks on fenolftalaiin, mis aluselises keskkonnas muutub roosaks. Teine on tümolftalaiin, mis aluselises keskkonnas muutub siniseks. Kuna meie lahus värvus roosakaks, siis saame öelda, et tegemist on fenolftalaiiniga. Ning viimase indikaatori puhul näeme, et happelises keskkonnas on ta kollane, neutraalses kollakas oranž ning aluselises muutub täitsa punaseks. Tabelist näeme, et sellisele värvimuutusele võiks vastata indikaator nimega fenoolpunane. Seega teame nüüd ka, mis on indikaator E päris nimetus. Ja niimoodi saamegi vaadelda, kuidas käituvad erinevad indikaatorid erinevates keskkondades ning selle põhjal leida, missugune indikaator vastab mis tähele.